Kui kevadel tähistatakse jüripäeva ja siis minnakse Kiigele, sest et kevad on südames, siis mihklipäeval minnakse hoopistükkis kõrtsi. Kõrtsis oli otse loomulikult üks tähtsamaid asju ikkagi õlu. Miks siis? No, eks see õlu ikka lööb keelepaelad valla ja pealegi, kui sa oled terve aasta teinud ikka väga raske või terve suve väga rasket tööd teinud, siis see õlu maitseb ikka eriti hästi ja tegelikult mitte ainult õlu, et ikkagi visati viina ka. Et see on see päev, kui sa ei pea mõtlema sellele, et mul on nii palju tööd teha ja ma ei saa ennast kuidagi lõdvaks lasta. Mihklipäeval tuleb pidutseda, tuleb tantsida, tuleb laulda, tuleb õlut juua ja ennast hästi tunda. Kevadest saati on tööd rügatud, mihklipäevaga sai teenijarahva töösuvi läbi ja algas rahulikum periood. Te tulite siis täna mihklipäeva tähistama siia? Üldiselt mihklipäeva ja minu tütrekesel on sünnipäev täna. Oi, siis on topelt, palju õnne! Ja me tavaliselt ikkagi tema sünnipäeva käime midagi tegemas toredat. Täna otsustasime siia tulla, ilm on ilus. Te teate, miks üldse mihklipäeva tegelikult tähistatakse? Kas oli see, et pannakse kõik viljakorjamised ja kõik lukku, et hakkab talvehooaeg ja loomad ka lauta, jah? Mihkel pidi olema, kui sünnib laps, siis see pidi õnne tooma. Ma ei tea, kas see on õige või ma niimoodi olen kuulnud, et pannakse nimi Mihkel siis. Ehk siis üks õnnelik päev? Jah, õnnelik päev peab olema, jah. Tõepoolest võis mihklipäeva õnnelikuks päevaks kutsuda, sest see on traditsiooniliselt olnud puhkepäev ning aastateenijate jaoks oli see veel eriti eriline pidupäev, sest nemad said siis palka. Ja lõpuks ometi sai raha. Et kõik suvilised, kes olid oma töö ära teinud, nemad siis said palga kätte ja läksid siis kas siis oma koju või kes kuhu läks. Aga ma arvan, et nii mõnigi mees kogu oma palga prassis maha seal kõrtsis. Aga karjustega oli niimoodi tegelikult, et karjaseid ei tahetud alati ära lasta, sest kui näiteks mihklipäeval oli väga ilus ilm, siis taheti seda karjas käimise perioodi ikkagi pikendada. Kui loomad heinamaalt lõpuks koju said, oli karjalastel võimalus sammud koolimaja poole seada. Lastel oli ka mihklipäev väga suur päev, sellepärast, et lapsed tegelikult väga ootasid kooli minemist. Et ei saa öelda, et koolis oleks kerge olnud, õpetaja oli vahel väga kuri, aga lihtsalt koolipäev algas ikkagi hiljem kui karjapäev ja lapsed said jälle oma sõpradega koolimajas kokku, said soojas, puhtas ruumis olla, nii et koolis käimine oli lihtsam kui iga päev tööl käimine. Ja lapsed said näiteks raamatuid lugeda, mihklipäevast alates oli selleks ikkagi aega rohkem, nii et lapsed väga ootasid seda mihklipäeva. Palka ei oodanud mitte ainult täiskasvanud, vaid ka lapsed. Tegelikult oli isegi lapsi, kes käisid praktiliselt aasta ringi Paide-jalu, aga lootust oli jah, et kui sa olid ikkagi tubli karjane olnud, siis sa võisid saada endale pastlad või siis saapad või midagi, aga on vanu pilte, kus siis tõesti lapsed käisid koolis täiesti Paide-jalu. Muideks, kõnekäänd igal oinal on oma mihklipäev. Tulenebki sellest, et mihklipäeval oli tavaks tappa kas lammast või oinast ja siis sai ka ikkagi lauale suure peosöögi panna. Loomi ohverdati tulevase põllu ja karja heaks, esivanemate kostitamiseks või ka lihtsalt suviliste tööaasta lõpetamise tähistamiseks. Lauale pandi hooaja viimane või. Ja kuna kogu see saak oli ikkagi kokku korjatud ilusasti põldudelt ja igalt poolt, et siis peeti ka mihklipäeva laatasid. Hästi, need olid väga populaarsed ja siis näiteks sai laadalt osta mett või marju ilmselt korjati ise, aga jah, mihklipäeva laadad olid väga populaarsed ja meil tegelikult endal laupäeval tuleb ka, meil tuleb Setu mihklipäeva laad, kus saab siis ka head paremat osta ja maitsta. Laadal käis hea meelega ka teenijarahvas, kellel anti perest laadaraha kaasa. Nagu rahvakalendri tähtpäeval kombeks, saab ka mihklipäeva järgi ilma ennustada. Et kui praegu on ilus selge ilm, mihklipäeval päike paistab, siis tähendab seda, et talv tuleb ka, ilus talv, aga kevad tuleb hästi hilja. Et see tähendab seda, et kevadet annab oodata. Ei olegi muud öelda, kui põhimõtteliselt klaasid, vokaalid, tassid kokku ja head mihklipäeva sai öelda. Head mihklipäeva!